Anname siis lühikese ülevaate tuleohutusest ja suunitlusega ka siis erasektori tuleohutusülevaatustele. See on üks paljudest infotundidest, mida Päästeamet siis väljapoole jagab. Ja senise praktika kohaselt on tegelikult nälg tuleohutuse alase info vastu väga suur. Ja seda näitas ka siis registreerunud suur huvi selle vastu. Et meil on registreerunud üle 190 osaleja. Hetkel tõesti on siin 70+ huvilist. Me seda esitlust salvestame ja see on hiljem siis ka järele kuulatav, vaadatav Päästeameti kodulehel. Ja selle kohta on siis teile ka info edastatud. Link järelkuulamiseks on olemas samas kirjas, mis tuli siis registreerunutele. Täna on meil siis 5 esinejat. Alustuseks räägib Jaak Jaansoo Lääne Päästekeskusest üldistest tuleohutusnõuetest. Hiljem siis Henri Borila Põhja Päästekeskusest räägib tulekahju statistikast. Mina, Georg Kalda, räägin teile erasektori tuleohutusülevaatusest. Siim Parveots, tuleohutusspetsialist, räägib siis tuleohutusülevaatuse läbiviimisest praktikas. Ja Rain Tõnson Ergo kindlustusest räägib siis kindlustuse vaatest tuleohutusele ja tuleohutusülevaatusele. Iga esitlus kestab meil 15 minutit. Küsimused jäävad lõppu. Küsimused palun siis esitada siia küsimused-vastused rubriiki, mis on siin Teamsis olemas K ja V tähistusega. Võite ka chati kirjutada. Alustame küsimustele vastamisel siis kirjalikest küsimustest ja hiljem on võimalik siis ka käe ülestõstmisega ka suuliselt küsimusi esitada. Nagu ma siin mainisin, siis iga esitlus on 15 minutit. Mina juhin kõik esinejad sisse-välja ja küsimused jäävad siis lõppu vastamiseks, mis peaks olemegi tehnilise poole pealt praegu kõik minu poolt. Lähme siis asja juurde, et alustuseks Jaak Jaansoo räägib siis üleüldiselt tuleohutusnõuetest, nii et palun sõna Jaagule. Nii, tere ka minu poolt. Nimi Jaak Jaanson, nagu öeldi, ja annaksin teile siis lühiülevaate peamistest sellistest tuleohutusalastest puudustest, mis tuleohutusülevaatuse tegijad on siis oma aktides puudusteks märkinud. Ei saa me üle ega ümber tuleohutuspaigaldistest. Nendest räägiks natuke selliselt lähemalt. Millised tuleohutuspaigaldisi te siis oma ehituses kohata võiksite? Automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem annab siis teate tekkinud tulekahju selle varajases staadiumis ja tema keskseade näitab ka töövalmidust. Siis automaatne tulekustutussüsteem avastab ja kustutab tulekahju selles varajases staadiumis või lokaliseerib tulekahju selleks, et täielik kustutamine oleks siis pärast võimalik kas ise või päästjate abiga. Väljapääsutee valgustus aitab ohtu sattunud inimesi evakuatsiooni korral kiiresti siis ehitisest väljuda, väljapääsutee kiiresti leida ja valgustab ka ühtlasi tuletõrje ja päästevahendeid. Piksekaitse kaitseb hoonet tulekahju vältimiseks välgu otsetabamuse eest. Suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik alandab tulekahjus tekkinud suitsu ja kuumade gaaside temperatuuri ja parandab nende väljatõmmet. Ja siis veel voolikusüsteem ja tulekustuti. Need võimaldavad siis tulekahju kustutada selle algstaadiumis, et nad on tegelikult inimeste, töötajate, personali jaoks kasutamiseks.
Kõik tuleohutuspaigaldised, mis on ehitisse paigaldatud, peavad olema ette nähtud sagedusega kontrollitud ja hooldatud. Selleks omanik või valdaja sõlmib siis hoolduslepingu pädeva isikuga ja peaks omama ka dokumentatsiooni kontrolli ja hoolduse kohta. Ja omaniku või valdaja ülesanne on ka läbi viia vaatlusi. Et vaatlus on selline tavaline hommikune ringkäik majas, veendumaks, et kõik tuleohutuspaigaldised on pealtnäha töökorras ja paiknevad omal kohal. Näiteks tulekustutid tikuvad aeg-ajalt mööda ehitisi ringi rändama, oma asukohti muutma. ATS keskseadmega tahaks nii palju rääkida veel, et kui seal põleb üksnes roheline tuli, siis see näitab süsteemi korrasolekut. Kui keskseadmel põleb lisaks mõni muu tuli, on tegemist süsteemi rikkega ja sellest tuleb koheselt hooldajale teada anda. Nagu siin vasakpoolsel ülemisel pildil on näha, ATS keskseade särab nagu jõulupuu jõulude ajal, et selline keskseade on ilmselt selgelt rikkega ja ta ei avasta tulekahju. Väljapääsutee valgustitest nii palju veel, et tuleks siis veenduda, et kõik valgustid ikka valgustavad ja noored suunavad ikkagi lähima väljapääsu poole. Et ei ole arvad sellised juhtumid, kus noorte järgi liikudes ei jõuagi väljapääsuni, lähed kuskile tupikusse välja ei saa. Ja omaniku kohustused ja hooldajate pädevused on leitavad Päästeameti kodulehelt. Ventilatsioonisüsteemidest nii palju, et torustike puhastamise ja tuletõkkeklappide kontrolli sagedus peaks olema vähemalt 1 kord aastas ja vajadusel võib puhastamise sagedus siis tihendada või võib seda ka harvemini teha. Aga selle siis ikkagi otsustab puhastustööde teostaja just selle harvemini puhastamise sageduse. Näiteks büroohooned, tolmu vähe, ei ole ju mõtet justkui iga aasta puhastada, puhastatakse korra ära ja määratakse sageduseks näiteks 1 kord 2 aasta tagant. Seevastu aga puidutööstused, kus on hästi tolmune keskkond, seal võib vajadus tekkida puhastada torustikke isegi tihedamini kui 1 kord aastast. Ja järgmise puhastamise korra märgibki siis puhastustööde teostaja ilusti puhastustööde aktis ja sellega tuleks ka arvestada. Samas ei tohiks ära unustada, et tuletõkkeklappide kontrolli vajadusel tuleks ikkagi lähtuda tootja ette nähtud sagedusest. Et kui puhastamise sagedus jääb 2 aasta peale, siis tuletõkkeklappe tuleks kontrollida ikkagi 1 kord aastas. 2 puhastuskorra vahel ei tohi jääda üle 365 ööpäeva. Puhastamise kohta tuleb pidada arvestust ja märkida seal arvestuses siis puhastamise aeg, ulatus, tegija ning kasutatud vahendid. Evakuatsioonipääsudest nii palju, et evakuatsiooni ja väljapääsu teel paiknev uks peab olema paigaldatud nii, et oleks võimalik kasutajate kiire väljumine tulekahju korral või mis tahes muu õnnetuse korral ja uks peaks avanema vähemalt 90 kraadi. Uks peaks avanema evakuatsiooni suunas, välja arvatud alla 30 inimese evakuatsiooniks ette nähtud uks. Uks peaks olema pidevalt tõlpsasti avatav kõikidele kasutajatele, varustatud evakuatsiooni sulusega, see on siis seespoolt võtmeta avatavus peab olema tagatud. Peab olema tähistatud kas märgi või väljapääsutee valgustusega. Ja väljapääsutee valgustus peab olema näiteks tööstus- ja lauhoonetes, kui hoones töötab samal ajal rohkem kui 50 inimest. Ja siis üks asi veel, kui tõste uks on evakuatsiooni väljapääsuks,
nagu vasakpoolsel pildil on näha, siis peab sellel uksel olema alati ka käiguuks. põlematel ladustamine ehitises sees. Ladustada tohib põlematerjali selliselt, et see põhjustab tuleohtu, takistab evakuatsiooni või raskendab päästetööd. Ja keelatud on ladustada põlematerjali ehitises siis evakuatsiooni ja väljumisteel, teenusüsteemi ruumis, ventilatsiooniruumis, nõrkvooluruumis, serveriruumis, veemõõdusõlmes, elektrijaotla või elektrijaotuspunkti sees, all, peal või vastas. Väljaspool ehitist peab põlematel ladustamise koht olema elu- või töökohaga hoonest ohutus kauguses. Mõeldud on siis hooneid, kus inimesed elavad või töötavad ehk viibivad päeval või öösel. Sellised on siis bürohooned, tööstus- ja laohooned, välja arvatud töökohtadeta laohooned. Ja kui ohutu kaugus ei ole tõendatud muul viisil, loetakse selleks vähemalt 4 meetrit süttiva pinnakihiga või mis tahes tulepüsivusega hoone välisseina, ukse, akna või muust avast. Põlematel ladustamise koht ei tohi tekitada tuleohtu või raskendada päästetöid. Selliselt on ka igati tervitatav, kui 4 meetri reeglit järgitakse ka töökohtadeta laohoone kõrval ladustamisel. Tulekahjuõppus tuleb läbi viia vähemalt 1 kord aastas. Õppuse läbiviija võib olla asutuse ettevõtte väline või ka sisemine inimene. Väline inimene ehk teenusepakkuja majandustegevus peab olema registreeritud majandustegevuse registris ja isik peab omama tuleohutusspetsialist tase 5 või tuleohutusekspert tase 6 kutsetunnistus koos vastava valitud kompetentsiga siis. Sisemine inimene, see on keegi oma töötajatest, võib samuti evakuatsiooniõppuse läbi viia ja ei pea omama kutsetunnistust. Tihti pöördutakse tulekahjuõppuse läbiviimise sooviga päästeasutuse poole. Päästeasutus tulekahjuõppusi läbi ei vii, küll aga võib päästet õppusele kaasata. Õppusele eelnevalt koostatakse legend, milles siis kajastatakse üks võimalik tulekahju stsenaarium. Stsenaariumi toimumine ehitises. Õppus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Teoreetilises osas viiakse töötajad kurssi õppuse korraldusega, viiakse läbi täiendav tuleohutusalane juhendamine, tutvustatakse tuleohutusalaseid teemasid ja tutvustatakse tulekahju korral tegutsemise plaani. Ja praktilises osas siis harjutatakse praktilisi tegevusi tulekahju olukorras. Peale õppuse toimumist koostatakse kirjalik kokkuvõte, milles kajastatakse õppuse käigus ilmnenud puudused ning meetmed nende kõrvaldamiseks. Ja kirjalikku kokkuvõtet tuleb säilitada asutuses ettevõttes vähemalt 5 aastat. Eraldi teemaks puudutaks ka korra tulekahju korral tegutsemise plaani, sellepärast et ka need on päris sellised kehval järel. Plaani koostamise tagab ehitise valdaja, asutuse ettevõtte juht kinnitab plaani ja kõik asutuse ettevõtte töötajad peavad plaaniga tutvuma ja kinnitama seda ka oma allkirjaga. Plaan koosneb siis evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise tegevuskavast ning skeemidest. Ja evakuatsiooniskeemil ka need on üsna puudulikud kahjuks. Peab olema siis kajastatud teatenuppude asukohad, tulekahju teatenuppude asukohad, tulekustutite asukohad, tuletõrje voolikusüsteemi kappide asukohad, kui ehitises voolikusüsteem on olemas, evakuatsioonitee, mis märgitakse rohelist värvi pideva joonega ja siis vajadusel muud olulised tähistused. Ja kuna personal ikkagi muutub üsna tihti
siis soovitame igal aastal vaadata üle ikkagi oma tulekahju korral tegutsemise plaanid, need vajadusel uuendada ja tutvustada uuendatud plaani siis kõikidele töötajatele, kaasa arvatud uutele töötajatele. Ohtlike ainete ladustamise all on mõeldud nende hoidmist nii ehitises kui ka territooriumil. Ladustamisel tuleb täita siseministri määruse number 14 põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded ning täpsemalt seal peatükis 3 sätestatud nõudeid. Määrusega sätestatakse nõuded ohtlike ainete ühtesobivusele, ladustamisele ning ohutuskujad. Ja lisaks määrusele number 14 on Päästeameti kodulehel leitavad erinevad juhendmaterjalid. Ja üks ohtlikemaid aineid tundub on tööstuslahoonetes ikkagi hapnik. Seda sellepärast, et kui kuskil ikkagi hapnikuballoonid on, ehitis põleb, siis päästjatel on kustutamine raskendatud. Ja selleks, et hapnik hoida ikkagi kontrolli all, mõned põhitõed tooks välja. Ehitises ei tohi ladustada ühes ruumis või laosektsioonis põlevgaasi koos hapnikuga. Välja arvatud siis juhul, kui seadme tööks on vajalik korraga nii põlevgaasi kui hapniku, pärast ikkagi jälle eraldada. Hapnik tuleb eraldada tuleohtlikest gaasidest, näiteks vedelgaas, ja tuleohtlikest vedelikest, näiteks bensiin. Ja eraldamine tähendab seda, et ladustatakse neid eraldi ruumides ja tagatakse ehitusseadustikus paragrahv 11 lõige 4 alusel kehtestatud nõuete kohaselt. Tuletõkkesektsioonid olemasolu, jah. Ja hapnikuballoon ei tohi, see on põhireegel, hapnikuballoon ei tohi kokku puutuda rasvaõli või muu tuleohtliku vedeliku või tuleohtliku gaasiga. Ja minu poolt siis lühidalt kõik. Tänan kuulamast. Nii, aitäh Jaagule selle väga lühikese sisu ettekande eest. Tuleohutusnõudeid on tõesti väga palju ja neid kõiki hoomata on päris keeruline ka igapäevaselt valdkonnas toimetavale inimesele. Aga siin tõesti ühelt poolt aitab välja siis Päästeameti koduleht, kus on väga palju infomaterjali ja ka erinevaid koolitusi, mida saab järele kuulata. Teiselt poolt siis muidugi kohalik Päästeameti inspektor, kellele mure korral helistada. Ja kolmandaks muidugi, mis on ka väga oluline, on see, et meil on erasektoris väga palju koostööpartnereid, ehk siis tuleohutusspetsialistid, tuleohutuseksperdid, kes siis nõu ja jõuga ka seda infot omavad ja hea meelega jagavad. Nii et siit-sealt seda infot saab endale juurde küsida küll, ei pea kõike ise tõesti teadma. Ja on ka tegelikult erinevaid koolitusi, mida siis näiteks tuleohutuse eest vastutavatele isikutele tehakse. Nii, Jaagule aitäh. Siin on ka päris palju küsimusi juba tulnud, neid siis ka jooksvalt kirjalikult või lõpus suuliselt siis ka vastame. Nii, Henri Porilale on nüüd sõna, et palun jaga kaamerat ja ekraani. Tere päevast, kohe jagan ekraani. Nii, kuidas esitlust näha on? Väga hästi nähtav. Nii, mina siis Henri Purila, olen siis Päästeametis tulekahjude uurija ja nüüd suvel siis saab 2 aastat täis, et üsna värske olija olen. Aga lähme siis kohe statistika juurde, et rõõm on tõdeda tegelikult seda, et eelmisel aastal oli siis tegelikult mitte eluhoonetes tulekahjusid juba vähem kui eelnevatel aastatel. Ja siin on siis kasutusviiside kaupa näha ka siis neid tulekahjusid, mis on toimunud.
Kõige rohkem tulekahjusid oli siis 6. kasutusviisis ehk siis tööstus- ja laohoonetes. Need oli siis kokku 69, aga rõõm on ka see, et ka nende tulekahjude arv on nüüd aastate jooksul vähenenud. Et kui siin eelmine aasta oli 93, siis see õigemini üle-eelmine aasta oli 93, siis eelmine aasta oli nüüd juba 69, et langustrend on nähtav. Ja teistes kasutusviisides on ka siis tegelikult üsnagi stabiilne, aga sellist langustrendi on ikkagi näha. Statistika siis tulekahju tekkepõhjuste kohta. Et siin on siis protsentides näha, et elekter on ikkagi see põhiline kurja juur, milles siis tulekahjud tekivad. Et ülejäänud tekkepõhjused on siin üsna võrdselt ära jaotunud. Et elekter on see siis põhiline, nii elektriseadmed kui ka paigaldised on siis sinna elektri alla mõeldud. Ja siin on ka arvuliselt siis näha, et elektrist oli siis eelmisel aastal 67 tulekahju. See arv on nüüd tõusnud siin aastatega, et 2 üle-eelmist aastat oli siis elektrist natukene vähem neid tulekahjusid, et eelmine aasta siis see tõus oli tekkinud. Et ülejäänud tulekahju tekkepõhjused siis on ikkagi üsna selliseks stabiilseks jäänud, et kuigi siin tehnoloogilise protsessi teostamine, et see on ka selline, on ikkagi vähenenud eelmise aastal. Kui meie siis sündmuskohale lähme, et millised need murekohad siis on, kui me sinna sündmuskohale lähme, et tihtipeale siis sündmuskoht koristatakse enne menetlejate tulekut ära. Et siis on nagu natukene keeruline hakata selgitama välja, et mis seal täpsemalt juhtus. Et meie ikkagi sooviksime näha seda pilti, mis siis peale päästjate lahkumist jäi. Sündmusega seotud isik ei räägi tõtt, kartuses ilmselt siis sellepärast, et teda võidakse hakata karistama. Hoone on suures ulatuses hävinenud, ehk siis see muudab üsnagi keeruliseks selle täpse tekkepõhjuse selgitamise. Et tuli teadupärast ikkagi võtab kõik, et kui varas jätab riidepnagi seinale, siis tuli ei jäta isegi seda. Hoone on sisenemiseks liiga ohtlik, et ka meie ei hakka liigseid riske võtma, kui ikkagi on näha, et see hoone on varisemisohtlik või kuskilt alla kukkuda, et siis ikkagi elu ja tervis on ikkagi kõige tähtsam, et sellisel juhul me ei hakka liigseid riske ka võtma. Õnneks nüüd, mis puudutab hukkunuid, siis ikkagi mitteeluhoonetes on see arv ikkagi üsna väike, et peamised surmaga lõppenud tulekahjud siis toimuvad ikkagi eluhoonetes ehk esimeses kasutusviisis. Ja päästetööde käigus siis võib sündmuskoht muutuda ehk siis järelkustutus, kogu kustutamise protsess, et vesi võib ka üsna palju muuta seda sündmuskohta, aga see on vältimatu, et sellega tuleb arvestada, et nii võib minna. Ja kui variante tekib hästi palju, et kui me läheme sündmuskohale ja vaatame, et on üsna keeruline välja selgitada seda täpset tekkepõhjust, hakkab tekkima versioone hästi palju, et mida väiksem on tulekahju, seda lihtsam on ka seda tekkepõhjust võimalik välja selgitada. Ja ulatuslike kahjustuste puhul siis võib tekkepõhjused versioone tekkida hästi palju. Ja siis me hakkame kasutama välistamise taktikat, ehk siis millest ei saanud alguse. Ja siis me järk-järgult liigume sinna suunas, et millest ta lõpuks siis võis alguse saada. Ja keeruliseks läheb just siis, kui need kahjustused on hästi suured, hoone on suures osas hävinenud, et siis tuleb hakata vaatama, et muidu kui me üldjuhul vaatame, et mis ei ole alles jäänud, siis kui me peame hakkama vaatama, et mis on alles jäänud, siis muutub asi ka jällegi keeruliseks. Ja kui uurimisaeg venib tavapärast pikemaks ka, et suurte sündmuste puhul võibki see uurimisprotsess kesta kaua. Natukene näiteid ka, et nagu mainitud, siis
peamine tekkepõhjus on ikkagi elekter ja selle sündmuse puhul nüüd, mida te siit esitluselt näete, oli esimeseks kahtluseks siis elektriseade ehk siis kõlar. Aga uurimise käigus siis selgus, et kõlarist ei saanud alguse, lihtsalt see ei olnud võimalik, kuna kõlar ei olnud elektrisüsteemi ühendatud ega tal ei olnud akut ka, siis tuli hakata vaatama muid asju, ehk siis elektripaigaldisi. Kuni me siis lõpuks jõudsime järeldusele, et muud võimalust ei olnud, kui see pidi alguse saama siis kaablist, mis jooksis siis liistu taga, õigemini siis karbiku taga. Ehk siis elektripaigaldise rike. Samas hoones siis oli veel üks tulekahju peale seda esimest sündmust, mida te just nägite, et siis juba põles elektrikilbi ruum. Et see võis olla seotud siis selle eelmise tulekahjuga. Et kuna hoone elektrisüsteem oli väga keeruline, päästjatel on ka tihtipeale vahest keeruline aru saada, et kus kohast elektrit välja lülitada. Et see tuleks ikkagi päästjatele nagu võimalikult lihtsaks teha, et aru saada, kus kohast elekter välja lülitada, kuidas seda teha, et siis nii-öelda vältida neid edasisi võimalike kahjude tekkimisi. Siis ühes poes oli külmutusagregaadi rike, et seal see tulekahju ise ei olnud väga suur, aga kahjud olid suured. Et kogu kaup, mis siis seal külmutuskappides oli, selle pidi siis utiliseerima, et seda kasutada enam ei olnud võimalik. Et tulekahju suur ei olnud, aga kahjud olid lõpuks suured. Ja inimlik faktor on ka tegelikult ju hästi palju mängus tavatihti, et selle sündmuse puhul oli siis jäetud üks refi töötlemisaparaat vooluvõrku, mis siis hakkas kuumutama töökapi peal olevaid elemente ja sealt siis tekkis tulekahju. Et ikkagi töö lõpetamisel tasub jälgida seda, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust välja ühendatud, et nad ei töötaks. Et aitab üsna efektiivselt vältida tulekahjusid. Siin sündmusel oli siis ühes autoremondi töökojas pikendusjuhe ja sellest tekkinud rike. Et selliste sündmuste puhul on ka see, et tuleb hästi palju vaadata seda, et milline nii-öelda see keskkond on, kus kohas seadmed või paigaldised asuvad. Et selle sündmuse puhul oli siis garaaž, kus oli siis üsna ebaühtlane temperatuur, niiskus ja see võiski nii-öelda siis saatuslikuks saada. Ja kõrval olev nii-öelda samamoodi autoremondi töökoda sai ka kahjustusi, et soojusülekande tõttu siis tegelikult süttisid refid, siis, mis olid vastasseina pandud, ladustatud. Et tegelikult need kahjud, mis sai kõrval olev töökoda, need olid suuremad kui seal, kus tulekahju tekkis. Ja siin on siis näide hooldamata ventilatsioonisüsteemist. Et sõltuvalt siis sellest, et mis sinna ventilatsioonisüsteemi satub, on see siis tolm, on see rasv, on see tahm, et see puhastamise sagedus, nagu eelnevalt tegelikult ka mainiti ka, et see ei pruugi alati olla see üks kord aastas. Et tihtipeale sõltuvalt siis sellest, et mida hoones tehakse, tuleb ka siis valida nii-öelda see vastav puhastussagedus. Et see üks kord aastas igal pool ei ole piisav. Nagu ka selle sündmuse puhul, et kasutati hästi palju sinna ventilatsioonisüsteemi sattus hästi palju tahma ja rasva ja seetõttu siis ka nii-öelda see tulekahju sai tekkida ja levida. Et kindlasti see puhastamise sagedus tuleks kindlasti väga hoolikalt paika panna. Tuletöödes tekkinud tulekahjud ka tegelikult üsnagi just minu kogemuste põhjal üsna tihe nähtus kahjuks. Et tuletööde puhul peamiseks
nii-öelda siis põhjuseks, mis neid tulekahjud tekivad, on see, et ei jälgita seda, mis toimub materjalide taga. Tihtipeale juhtuvad need just katustel, et ei jälgita seda, et mis materjal on pleki all. Et tihtipeale on pleki all siis puitkonstruktsioonid ja tuuletõkkematerjal, mis on väga kergesti süttiv ja väga kiiresti võib tulekahju edasi levida. Et kindlasti tuleb veenduda ennem tuletööde tegemist, et mis materjalid on nii-öelda peidetud näiteks katusepleki taga. Et seda tuleb hästi hoolikalt jälgida, sest et see on üsna sage põhjus, miks tulekahjud tekivad. Just nimelt siis, kui paigaldatakse seda SPS materjali ehk siis ruberoidi katusele. Ja kindlasti töövõtet tuleb ka hoolikalt paika panna. Põlevmaterjali ladustamise näide toimus siis ühes pagarikojas tulekahju. Nüüd selle tekkepõhjus oli süütamine küll, aga kuna need euroalused, mis olid pandud hoone kõrvale, need pandi põlema ja seetõttu sai siis tulekahju edasi levida hoone fassaadi kaudu üles 3. korrusele ja katusele. Et kindlasti tuleks ikkagi põlevmaterjalid hoida hoonest eemal. Et jah, süütamine selle eest ei pruugi kaitstud olla mis keegi, aga vähendada aitab kahjusid ikkagi see, kui me ikkagi hoiame need põlevmaterjalid hoonest ohutuskauguses. Et näiteid on tegelikult veel, et näiteks prügikasti visatud suitsukoni ka võib üsna palju pahandust tekitada. Ja siin on veel üks süütamise näide, et nüüd on keeruline öelda, et mis seal hoone kõrval täpsemalt oli, aga jällegi, et põlevmaterjal tuleks hoida ohutuskauguses hoonest. Ja meil on siis olemas ka selline vahendiaparaat, millega saab tuvastada siis põlevvedeliku näitu ja see annab siis alust kahtlustada süütamist, millega hakkab edasi tegelema politsei enamjaolt. Ja kokkuvõtvalt siis, et mida teha, et õnnetust ära hoida? Tuleks kindlasti koostada elektripaigaliste audit. Ei tohiks koormata üle elektrisüsteemi. Elektrikilpide juurde oleks mõistlik panna termokaamera, et mõõta siis klemmide ühenduskohas olevat temperatuuri. Tihtipeale on see, et elektrikilpides kaitsmete klemmide ühendused hakkavad aja jooksul lõtvuma. See võib tekkida siis sellest, kas on mingi suurem tarbija taga, aja jooksul võib tekkida korrodeerumine, et sõltuvad ka siis sellest, et milline see keskkond on, et kui ikkagi on niiske ja ebaühtlane temperatuur, et siis see tõenäosus on suurem. Tuletööde tegemisel hoida siis kustutusvahendid töökoha läheduses, et siis võimalikult kiiresti reageerida, kui on nii-öelda kahtlus, et asi võib käest ära minna. Tuleks hinda töökoha ohutust ehk siis nii nagu mainitud, et need materjalid, mis on konstruktsioonide taga, et veenduda, et need ei ole kergesti süttivad või siis vastavalt valida töövõte, et kuidas ja kuidas teha, jah. Veenduda tuleks kindlasti, et tuletööde tegijal oleks olemas tuletööde tunnistus. See annab juba alust nii-öelda arvata, et ta on pädev inimene tegema seda tööd. Ja tuleks jälgida seda, et seadmed ja süsteemid oleksid hooldatud. See käib nii tuleohutuspaigaldiste kohta kui siis ka muude tehnosüsteemide kohta hoones. Aitäh kuulamast. Minu poolt on praeguseks kõik. Nii, aitäh Henrile rääkimas siis sellest, et mis juhtub siis, kui tuleohutusnõudeid ei järgi. Henri võib ekraani jagamise kinni panna ja ma ise võtan järgmisena sõna.
Nii, üks hetk. Nii, nüüd peaks olema korras. Tere veel kord, mina olen Georg Kalde ohutusjärelevalve osakonnast ja toimetan siis igapäevaselt erinevate teenusepakkujatega kogu Eestis kutsetunnistusega töötegijad, kes siis ongi ühelt poolt Päästeametile koostööpartneriks ja teiselt poolt siis loomulikult ka omanikule konsultandiks, nõustajaks, abistajaks. Ja kui siiani rääkisime tuleohutusest üleüldiselt, siis natukene praegu fookus muutub, et ma räägin siis erasektori tuleohutusülevaatusest, et mis loom see veel on. Alustuseks siis nii palju, et tegelikult tuleohutusülevaatus kui selline on eraldi definitsioon ja see räägib siis hoone territooriumi ja selles asuvate süsteemide hindamisest. Et tegelikult sisult on see sama, mis Päästeameti tuleohutusinspektori kontroll, aga seda teeb siis erasektori teenusepakkuja. Ja siin ongi rõhk sellele, et see teenusepakkuja on oma jõu ja nõuga siis rohkem nõustamas seda hoone omanikku või kasutajat. Et kui Päästeameti inspektor on võib-olla pigem see, kes ütleb, et mida on vaja teha, ja loomulikult peaks ka ütlema seda, et miks see on vajalik, siis me ootame ja usume, et erasektori teenusepakkuja siis räägib ka sellest, et kuidas seda teha, eelkõige siis omaniku vaatest ohutumalt, mugavamalt, aga ka odavamalt. Ja selle ülevaatuse käigus siis kontrollitakse nii hoonet kui territooriumi, mis süsteemid seal on, kas nad on hooldatud, on korras, kontrollitakse dokumentatsiooni, seda, kas siis hoones praegu toimuv tegevus vastab sellele, milleks see hoone ehitati. Tihtipeale see ei ole niimoodi. Näiteks mõnest vanast loomakasvatushoonest on tehtud puidutööstus, tegelikult tuleohutusnõuded on seal väga erinevad. Ja siis kontrollitakse ka seda, et kuidas seal sees olevad töötajad on valmis siis tulekahju korral tegutsema. Ehk siis tegelikult tüüpiline selline Päästeameti kontroll, aga räägime siis erasektori teenusepakkuja vaatest. Ja kes seda täpsemalt teha tohib, siis sellest ma ka edaspidi räägin. Kus see nõue kirjas on? Tegelikult võib öelda, et suhteliselt uus nõue. See tuli märtsis 2021, kui jõustus uus tuleohutuse seadus. Ja sellega koos tuli siis ka üks määrus, number 7, mis täpsemalt räägib sellest, mis see ülevaatus on, kus seda tuleb teha ja kes seda peab tellima. Nüüd on 5 aastat sellest täis saanud ja seepärast ka siin just sel kevadel me paneme eriti palju rõhku siis ülevaatustest rääkimisele. Miks see ülevaatus üldsegi vajalik on? Et põhiline on ju tegelikult see, et meil oleks Eestis rohkem tuleohutushooneid, heas tuleohutuse seisukorras olevaid hooneid. Et Päästeamet võttis enda kõrvale siis erasektori teenusepakkujad, et koostöös jõuda rohkemate hooneteni. Ja selle ülevaatuse käigus siis omanik saab kindlustunde, et hoone on tuleohutu, inimestel on seal turvaline ja hoone omaniku vara on kaitstud. Ja seesama teenusepakkuja siis juhib probleemidele tähelepanu, kui neid on. Praktika näitab, et enamasti ikkagi on ja loomulikult pakub ka lahendusi. Ja me oleme siin ühe uuringu raames tegelikult ka siis ülevaatuse tellinud klientide käest uurinud, et kuidas on nad selle protsessi ja teenusepakkujatega rahul. Ja oleme siis saanud ka sellist tagasisidet, millest mõned nopped on siin ekraanil. Et üks klient on siis öelnud seda, et lisaks headele nõuannetele oskas teenusepakkuja soovitada ka häid ettevõtteid, kes siis selle kõrvalekalde likvideerivad. Ehk siis kuidas oma see probleem ikkagi konkreetselt lahendada, kelle poole pöörduda. Teine klient tõi välja, et teenusepakkuja oli selle ala professionaal ja oskas selgitada ohutuse seisukohast kõigi siis investeeringute vajalikkust. Siis ikkagi päriselt, miks see tuleohutuse mõistes on vajalik, mitte lihtsalt, et kuskil on kirjas. Ja klient sai siis kooskõlastada selle teenusepakkujaga ka tööde ajakava selliselt, et see oleks reaalselt tehtav.
et positiivset poolt sellest ülevaatusest on väga palju. Nüüd, kes peab tellima siis selle erasektori poolt tehtava ülevaatuse? Siin on siis 3 kasutusviisi, et tuleohutusalaselt on kõik hooned jagatud 7 kasutusviisi. See puudutab siis antud juhul 3. 5. kasutusviis ehk büroohooned üle 750 ruutmeetri, ehk siis need hooned, kus on ATS-i nõue, automaatne tulekahju signalisatsioonisüsteem. Neid on Eestis circa 1300 hoonet. 6. kasutusviis ehk tööstus- ja laohooned ja siia alla lähevad tegelikult ka loomakasvatus, põllumajandus, linnukasvatushooned. Need on siis üle 1000 ruutmeetri ja neid on meil kõige rohkem, circa 6900 hoonet. Ja 7. kasutusviis ehk garaažid ja parkimismajad samuti üle 1000 ruutmeetri, neid on üsna vähe, umbes 150 hoonet. Ja siin eelkõige me räägime ikkagi sellistest ühiskasutusalaga olevatest garaažidest ja suurtest parkimismajadest, mitte nii väga siis korteriühistute juurde kuuluvatest üksikute boksidega garaažidest. Et siin on natuke spetsiifika ka taga. Ja see kohustus määratakse siis tegelikult ehitusregistri andmete järgi, puhtalt üsna selline mustvalge. Ehitusregistrist võetakse suletud netopind ja see peamine kasutamise otstarve, mis seal ehitusregistris on. Et hoones võib olla nüüd tegevusi ja otstarveid ka mitu, aga olenevalt sellest, et ruutmeetrite järgi, mis on siis kõige suurem otstarve, ütleme ta ongi siis puidutööstuse hoone näiteks, või büroode puhul võib olla näiteks nii bürooruumid hoones kui ka eluruumid. Et kui bürooruume on enamuses, siis see hoone ongi peamiselt büroohoone ja läheb ülevaatuskohustuse alla. Ja igal hoonel on tegelikult siis ka konkreetne kasutamisotstarve, mis on veel eraldi majandus-taristuministri määruses. Et siin ka neid nüansse on päris palju. Ja siis selle ülevaatuse tellimise kohustus on valdajal. Kui need valdajaid on mitu, siis omanik kas võtab ise enda selle peale või määrab ära seal vastutava valdaja. Et Päästeamet tavaliselt, kui pöördub omaniku poole, et siis selgitab välja, kes siis see konkreetne kohuslane on. Aga üldjuhul jah, enamus tuleohutusnõuded käivad omaniku suunas. Nii et siin ka, kui valdajaid on mitu, siis kindlasti omanik peaks selle initsiatiivi võtma ja seda korraldama. Kuidas siis seni on läinud? Statistika on siis selline, et nagu ma siin mainisin, ülevaatuse kohustusega hooneid on umbes 8400. Seni on see ülevaatus tehtud alla poole ehk 3900 hoones. Aastate lõikes tehakse kuskil 1000 ülevaatust aastas. Selle jaoks, et olla nii-öelda järje peal, peaks tegelikult tehtama 3000 ülevaatust aastas. Nii et veel on tublisti minna. See aasta on ka üsna rahulikult alanud. Siiamaani on circa 200 ülevaatust tehtud. Me oleme ka päris paljusid hooneid vabastanud sellest kohustusest, üle 800. Kuidas see täpselt käib, sellest ma ka edaspidi räägin. Nüüd kasutusviiside lõikes. Bürood on olnud kõige tublimad. Peaaegu kõikides büroodes on siis see esimene ülevaatus tehtud, aga tegelikult on käes juba ka selle teise ülevaatusaeg. Tööstuses on kõige rohkem hooneid, seal on alla poole, circa 1/3 ülevaatuseid on tehtud. Ja garaažide puhul siis ka kuskil 1/3 on tehtud. Nii et on tubli maa siin minna. Milles siis üldsegi omanik peaks pihta hakkama? Omanik peaks siis sisse logima tuleohutusülevaatuste portaali. See on meil eraldi olemas, jõuab ka sinna Päästeameti kodulehelt sinna. Kui sinna siis sisse logida ehitise omanikuna, vahet pole, kas see on siis füüsiline isik või juriidilise isiku esindaja ehk juhatuse liige, siis omanik näebki siis seal nimekirjas endale kuuluvaid ülevaatuse kohustusega hooneid, teisi hooneid, millel ei ole ülevaatuse kohustus, seal nimekirjas ei kuvata. Omanik näeb siis seal ka tehtud ülevaatuse akte, mida siis see teenusepakkuja koha peal fikseerib. Ja see portaal ongi siis mõeldud eelkõige tegelikult suhtlemiseks ülevaatuse tegija ja omaniku vahel. Ehk siis omanik saab seal ka märkida ära,
ülevaatusel tuvastatud puuduste ärategemist, saab sinna dokumente üles laadida, tõendusmaterjali. Portaalis saab siis otsida ja ka vahetada vajaduse korral teenusepakkujat, aga see teenusepakkuja vahetus on pigem selline erandlik juhus. Ja ütleme siis juhatuse liige näiteks saab siis ka volitada teisi inimesi andmeid nägema, ehk siis näiteks haldusjuhile, mõnele teisele isikule saab anda enda õigused seal edasi toimetada nende ülevaatusega seotud asjadega. Nii et peakski sinna portaali sisse logima ja sealt on näha siis ikkagi, et kas ja millistele hoonetele tuleb ülevaatus teha, millal tuleb teha. Sealt edasi saab siis juba teenusepakkuja kontakti leida, mis meil on ka seal piirkondade kaupa portaalis olemas. Ja siis juba ühendust võtta ja ülevaatuse tegija annab juba edasised juhtnöörid. Nüüd millal seda ülevaatust tuleb teha? Esimesed ülevaatuse tellimise ajad on tegelikult juba ammu möödas. Sellegipoolest vähem kui pooled on selle ülevaatuse ära teinud. Nüüd, kui esimene ülevaatus ära tehakse, siis olenevalt sellest, et kas tuvastati mingeid probleeme või mitte, sellest oleneb ka siis järgmine ülevaatuse aeg. Et kui puudused ei olnud, siis järgmine ülevaatus on 6 aasta pärast. See ongi siis selline präänik selle jaoks, et asjad korras hoida. Kui ülevaatusel tuvastati puuduseid, siis need tuleb ära kõrvaldada kokkuleppel siis ülevaatuse tegijaga. Ja samas ka järgmine ülevaatuse aeg on siis 3 aasta pärast. Ja see 3 aastat hakkab tiksuma siis sellest esimesest ülevaatusest alates, mitte sellest ajast, kui need puudused kõrvaldatud saavad, mis võib olla alles mitme kuu või isegi aasta-paari pärast. Ja siin väike erand on siis puudutab nii-öelda uusi hooneid, ehk siis pärast märtsi 2021 ehitatud hooned, mis on saanud kasutusloa. Neid me loeme siis korras olevateks hooneteks ja neil siis ülevaatus tuleb teha 6 aasta pärast. Ehk siis kui täna saab hoone valmis, me räägime siis eelkõige uusehitistest, mis on nullist ehitatud, siis ülevaatuse kohustus ongi 32. aastal. Aga need andmed tõesti ei tule sinna portaali automaatselt, sest ehitisregistrist ei ole võimalik neid masina järgi välja võtta. Ja siis tuleb ikkagi Päästeametiga suhelda ja anda teada seda infot, et Päästeameti siis muudab selle andmebaasis selle info ära. Kelle poole pöörduda siis üldsegi edasi omaniku poolt? Et need, nagu mainisin, siis need teenusepakkujad on ülevaatuste portaalis leitavad. Võib pöörduda ka oma seniste koostööpartnerite poole, kõik suuremad tuleohutusfirmad seda teenust ka pakuvad. Ja enamasti ongi seda tööliini järgitud. See ülevaatuse tegemine on üks tuleohutusteenustest, mida tohib siis teha kas tuleohutusspetsialist tase 5 või tuleohutusekspert tase 6. Ja neid on meid Eestis siis circa 200, spetsialiste on 144, eksperte on 58. Neil on siis kutsetunnistus, mis on kutseregistris ka leitav. Need kõik, kes on seal tuleohutusülevaatuste portaalis ennast üles andnud, on ametlikud ja kutsetunnistusega tegijad. Ja siis lisaks sellele, et kutse peab olema, siis peab ka tarvikusse, mis on siis endine majandustegevuse register, teate esitama, et see selline taustteadmine, et nendel tegijatel on päris palju kohustusi. Ja seda ülevaatust tohib teha ka ettevõtte enda töötaja, aga temal peab olema siis kas tase 5 või tase 6 kutsetunnistus. Siin on lihtsalt väike erinevus see, et siis ei loeta seda majandustegevuseks ja ei pea tarvikusse teadet esitama. Nüüd kiirelt veel viimased 2 slaidi. Mõned erijuhtumid, et ülevaatus ei ole kohustuslik kõrghoonetes, mis on üle 28 meetri kõrged. Et näiteks see sama büroohoone võib olla üle 750 ruudu, aga kui ta on kõrghoone, siis seda kontrollib ikkagi Päästeamet. Ja siis lisaks veel hoonetes, mis asuvad siis ohtliku või suurõnnetusohuga ettevõtte territooriumil. See puudutab siis kemikaaliettevõtteid eelkõige, aga ka näiteks toiduainetööstuse või põllumajandustööstusega seotud ettevõtteid, kus on mingisugused mahutid. Et kõik need hooned, mis seal territooriumil on, neid ka siis kontrollib Päästeamet. Et need on sellised kõrgema kategooria ohuga hooned. Lisaks siis nendele tegelikult on ka mõned hooned, kus ei ole otstarbekas teha ülevaatust
ja need ongi need 800 tükki, mida me oleme vabastanud. Ja näitena siis lammutatud hooned, et ehisteregistris on küll olemas, aga päriselt ei ole. On mingisugused kasutuseta väheohtlikud hooned, kus elekter on välja võetud, põlematerjali seest pole. Sellises hoones ei ole see ülevaatuse tegemine otstarbekas. Üks näide on siin ka pildi peal, mille me oleme vabastanud. Ja igasugused muud erijuhtumid, et siin on tõesti individuaalne lähenemine, ei saa öelda, et on üks kindel või mingid konkreetsed tingimused selle jaoks, et siis nende puhul tulebki pöörduda kohaliku Päästeameti inspektori poole, rääkida ja siis tõendada vajadusel piltidega ja kirjalikult, et mis hoone see ikkagi siis on ja miks omaniku arvates pole selle ülevaatus just nimelt otstarbekas. Mitte et vajalik selles mõttes, et ma ise tean, kuidas mul siin need asjad on korraldatud, vaid tõesti see, et hoone ongi sellises seisus, et seal ei ole midagi kontrollida, ei ole ka ohtu inimestele ega ka tegelikult varale siis suures ulatuses. Viimasena siis, kus tegelikult seda lisainfot veel juurde saada, et meil on Päästeameti koduleht, kus on ülevaatuste kohta eraldi plokk olemas. Sealt saab lugeda kõike seda, millest ma siin olen rääkinud, kes mida ja kus tegema peab. Sealt pääseb siis ka ülevaatuste portaali, kus saab järgi vaadata, et kes on, mis hoonetes tuleb ülevaatus teha. Sellel kodulehel on ka siis korduma kippuvaid küsimusi, oleme püüdnud võimalikult palju neid sinna panna. Ja sealt leiab ka inspektorite kontaktid, kellele helistada. Ja lisaks on siis veel olemas ka riigi infotelefon 1247, kust osatakse ka vastata üldistele küsimustele, aga sealt ka kiputakse üsna tihti edastama siis inspektori kontakti, kes on juba paremini siis infoga varustatud. Nii palju nüüd siis sellest erasektori ülevaatusest, mida lisaks siis Päästeameti inspektoritele teevad ka, mida siis Päästeameti inspektorite kõrval teevad siis erasektori teenusepakkujad. Ja siit ma annangi sõna siis üle Siim Parveotsale, kes ongi siis erasektorisse üks paljudest teenusepakkujatest, kes seda teenust pakub. Nii et palun sõna Siimule. Tervist ka minu poolt. Kohe panen ka enda slaidid ette. Nii, kas on näha? Ja on nähtav. Väga hästi. Et siis mina räägin selle poole pealt et kuidas siis tuleohutusspetsialist seda asja näeb ja milline see tuleohutusülevaatuse protsess üldse on. Paari sõnaga endast ka, et mina olen siis tuleohutuses tegev juba üle 22 aasta ja töötan osaühingus Tartu Tuli, mille brändiks on siis Tuleohutus 24 ja tegutseme üle Eesti. Et ma olen üle 350 tuleohutusülevaatuse juba teinud, nii et teatav kogemus on mul olemas. Minu teada olen ma ka Eestis selles arvuliselt topis, et võite julgelt küsida pärast neid küsimusi ka. Aga läheme siis asja juurde ja räägin läbi need tuleohutusülevaatuse protsessi osad, et mismoodi see meil siis välja näeb ja mida selle ülevaatuse käigus tehakse. Et kõigepealt on siis see koht, et kuidas klient meid leiab. Et tavaliselt on niimoodi, et paraku tehakse kliendile tihti ettekirjutus ja siis hakatakse meid otsima, siis meid leitakse. Mõni on ka väga tubli ja leiab meid ise üles. Tihti pakume ka ennast ise välja. Ja kui siis aeg on kokku lepitud, et minna objektile, siis tegelikult saadetakse meie ettevõttes välja üks nimekiri dokumentidest, mis võiks siis valmis olla pandud. Ja omalt poolt lisaks veel juurde ka, et mõistlik oleks valmis panna ka ligipääsud hoones ehk siis võtmed, et pääseks igale poole sisse. Seejärel toimubki siis ringkäik kokku lepitud ajal, me teeme tiiru peale majale ja peale seda kontrollime dokumente, nendest 2 protsessist järgmisel slaidil kohe ka räägime täpsemalt. Et ringkäigu päeval siis tavaliselt alustatakse sellest, et tehakse majale tiir peale. Spetsialist tahab minna hoone kõikidesse osadesse.
Tuleb siis arvestada, et ka tehnilised ruumid, kus võib-olla iga päev ei käi, tuleks tagada ligipääs, et kontrollida ka seal siis ohutust. Mida vaadatakse? Vaadatakse põhiliselt siis tuleohutuspaigaldised, et kas nad on olemas, kas nad on visuaalse kontrolli vaatluse teel. Ma hindan, et nad on töökorras, kas neile pääseb ligi, et nad ei ole kuidagi takistatud mingite esemetega. Samamoodi, kas väljumisteed, evakuatsioonipääsud on kergesti läbitavad, kas seestpoolt välja saab ja sellised maakeeli öeldes, et kas seespool on liblikas, et saan ma sellest evakuatsioonipääsust õue ka. Samamoodi kontrollitakse siis põlevmaterjalide, ohtlike ainete ladustamist. Eelnevalt siin räägiti nendest erinevatest puudustest ka, et siin hiljem näitan mõnda pilti ka, kuidas põhilised rikkumised, mida on väga lihtne kõrvaldada, aga tõesti seal põlevmaterjalide ladustamisel neid probleeme esineb. Tuletekkesektsioonide terviklikkus on üks omaette teema, mis siis tähendab, et kontrollitakse, kas on olemas tuletekke uksed, kas ukse kõrval ka sein on. Võib kõlada natukene naljakalt, aga tõepoolest nii on olnud, et kallis uks pannakse, aga seina ei ole. Läbiviikude tihendamine ja kõik muu taoline kuulub sinna juurde siis. Ringkäigul muidugi võib jooksvalt näha erinevaid ka muid probleeme, eks need siis koha peal räägitakse ja mainitakse. Kui ringkäik on tehtud, siis praktikas tavaliselt leitakse üks kena lauak, istutakse maha, arvuti püsti ja hakatakse siis koos portaalis seda tuleohutusülevaatuse küsimustikku täitma. Selle käigus vaadatakse nüüd siis neid dokumente, et tihti tahetakse neid dokumente kohe seal ringkäigu käigus juba näidata, aga tegelikult seda me siis vaadata ei taha, seda me vaatame siis, kui hakkame sissekannet tegema. Ja nii nagu eelnevalt siin Georg juba rääkis, siis vaadatakse hoone kasutusviise vastavust, kontrollitakse siis neid tuleohutuspaigaldisi, et kas nende hooldusdokumentatsioon on olemas, kas nad on hooldatud õigeaegselt, elektripaigaldiste auditid, veevõtukoha kontrollid, kõik muud taolised aktid. Kindlasti küsime ka seda, et kas on olemas hoone tulekahju korral tegutsemise plaan, skeem, kas õppus on tehtud ja siis õppuse kokkuvõte. Et need põhilised tuleohutusdokumendid küsime sellel hetkel ära, märgime sisse. Mis on oluline teada, on nüüd see, et neid dokumente kohe sellel samal päeval ei pea esitama. Aega on selleks 30 päeva, et võib-olla on kuskil mõni dokument teenusepakkuja käes, mõni on kuskil digitaalses keskkonnas, ei pea kohe otsima. Kui ei saa, saadate hiljem näiteks meili peale järele ja siis spetsialist teeb ise selle sissekande portaali ja 30 päeva on aega siis seda dokumendi majandust kokku ajada. Mis pärast seda tuleohutusülevaatust saab, et sellega asi ei lõppe, et siis oodatakse see 30 päeva ära, tehakse nii-öelda vahekokkuvõte, vaatame üle, et missugused puudused siis õhku jäid. Kui ühtegi puudust ei jäänud ja kõik sai kõrvaldatud, puudusid ei olnud, siis ongi kõik, läheb allkiri alla ja akt läheb nii-öelda lukku puudusteta ja järgmine ülevaatus on siis 6 aasta pärast. Kui aga mõni puudus ikkagi vajab veel kõrvaldamist, siis tuleb sellele määrata tähtaeg. Tähtaja määramisel mina isiklikult lähtun hästi palju sellest, mida klient soovib. Klient ise ütleb mulle, et kaua tal läheb mingisuguse puuduse kõrvaldamiseks aega. Kui see tundub ka mulle mõistlik, siis selle ajadega saab. Kui nüüd need tähtaeg on määratud, see tähtaeg jõuab kätte, siis on oluline see moment, et põhimõtteliselt peab see info kuidagi siis saama portaali ka. Et on mõeldud see portaal selliselt, et sinna saab klient ise sisse logida, selle info sinna panna, aga minu klientide vaatest üldiselt neile meeldib, kui ma teen selle nende eest ise ära. Ja ma teen seda hea meelega, sest siis saab õige asi õigesse kohta ja tulemus on nagu selge. Kui need tõendmaterjalid, mis siis olgu ta siis foto või mõni akt mõne puuduse kõrvaldamisest jõuab siis minuni, siis ma saan selle põhjal siis hinnata, et kas sellest piisab ja puudusle saame lugeda kõrvaldatuks või siis tuleb teha järelkontroll koha peal. Et seda siis hindame sellel konkreetsest puudusest lähtuvalt. Ja soovitan siis see endale ka meelde, et tuleohutusspetsialist ei saa anda täiendavat tähtaega.
Et kui on näiteks kokku lepitud 3 kuud, siis pikendada seda mina ei saa. Sellisel juhul, kui nüüd õigeks ajaks ära ei tee puudust, siis see liigub edasi Päästeameti lauale ja tõenäoliselt algab siis menetlus. Et kahjuks ei spetsialist enda poolt midagi enam muuta ja kuupäeva muuta ei saa. Et tuleohutusülevaatusesse suhtumine võiks üldiselt olla selline, ärge kartke, et siin ei ole tegelikult hullu midagi. Et spetsialist on teile tegelikult abimees, nõustaja, et me kogu selle protsessi vältel oleme olemas. Telefoni või kirja teel saab ikka meid kätte ja saame aidata. Et mõne puuduse teinekord saame juba kohapeal ära kõrvaldada. Igal asjal pakume alati mingi lahenduse välja. Kui ise seda teenust ei osuta, pakume kellegi teise, kes aitab selle asja ära teha. Mõned soovitused tuleohutusülevaatuse tellimisel oma praktikast ja pean neid nagu oluliseks ja vajalikuks. Et mõnes hoones on tellitud haldusteenus niimoodi, et üks firma teeb kõike. Naljaga öeldes, et vaiba kloppimisest kuni gaaskustutussüsteemi hoolduseni. Ja siis tihti tellitakse ka ülevaatus sealt samast seest. Aga mina soovitan võtta see ülevaate väljast poolt, et selliselt te saate nagu väljast poolt arvamuse ja võib-olla nagu tagasisidet, et kuidas see töökvaliteet siis teenusepakkujal on. Ja teine soovitus on see, et kui ebareaalselt keerulisi nõudmisi esitatakse, et see ei tundu nagu loogiline, siis küsige mõne teise spetsialisti käest nõu või piirkonna inspektori käest, et mida tema arvab, et on tulnud ette igasuguseid olukordi. Samas arvestage, et kui olete tuleohutusspetsialisti välja valinud, siis ülevaatuse protsessi käigus ilma mõjuva põhjuseta seda teenusepakkujat vahetada ei saa. Toon siis välja siin mõned sellised illustreerivad fotod tuleohutusnõuete rikkumistest, kus siis tegelikult puudus on mitte kõige raskemini kõrvaldatav ja mida on võimalik seal mõne minutiga tegelikult ära teha. Inimesed lihtsalt ei tea. Siin praegu pildil on näha, kuidas evakuatsiooni pääsule on üks raudlatt ristipidi ette löödud, et sealt välja ei saaks ja teisele poole on siis ka paigaldatud raske kauba alus, et see uks ei käiks sealt lahti. Et selle puuduse kõrvaldamine tegelikult on tõesti mõne minuti töö. Siin on üks tehniline ruum, kuhu on tekitatud siis puhkeruum, paigutatud diivan ja hoitakse ka muud põlevmaterjali. Samal ajal tuletõkke uks on fikseeritud lahtises asendis. Ka selle puuduse kõrvaldamine siin ei nõua tegelikult suurt vaeva. Siin on meil evakuatsiooni trepikoda. Evakuatsiooni trepikoda on selline koht, kus meil põlevmaterjali ladustamine on keelatud, aga siin on leitud, et laopinda jääb väheks. On siia paigutatud mööblit ja suures koguses pappi, mis on teatavasti väga lihtsasti süttiv. Et see koristamine samamoodi palju aega ei võta, aga inimesel ilmselt puuduvad siis teadmised, et selline tegevus ei ole lubatud. Siin on hästi levinud, et tuletõkke uks fikseeritakse lahtises asendis. Tahetakse tuulutada ruume, arusaadav või mõistetav, aga sellisel juhul peab olema siis paigaldatud ka automaatset sulgemist tagav süsteem, et kui hoone läheb tulekahju häiresse, siis see uks kukub ka kinni. Sellel konkreetsel juhul seal seda süsteemi ei olnud, uks oli lihtsalt lahti fikseeritud ja see on suhteliselt igapäevane, et selline rikkumine tuleb. See on samas ülevaatuse käigus. Saab siis kliendile selgitada, miks see tuletõkke uks seal olema peab ja miks ta vajalik on. Ehk siis tuletõkke uks on tule- ja suitsu leviku pidurdamiseks, peatamiseks. Aga jah, selle saab siis seal samas koha peal kinni panna ja puudus on kõrvaldatud. Ja siin on üks kustuti, iseenesest hea, tugev kloor ja kvaliteetne kustuti, aga ta on kenasti seal klaaskapi sees, seda sealt kätte ei saa. Et jällegi tõstame selle klaasi sealt eest ära ja ta võib seal kapis edasi olla ja siis kustuti muutub ka kasutatavaks, mitte ei ole ainult ilus vaadata. Et selliseid lihtsaid momente leiab objektidelt palju ja nende kõrvaldamisel alati annan nõu. Võimalusel teeme kohe ära, kui ei, siis annan soovitusi, kuidas seda hiljem teha saab.
keerulisemate probleemidega anname aega ja tegutseme. Praegu minu poolt kõik, aitäh! Aitäh Siimule selle praktiliste näidetega sisustatud esitluse eest, et kuidas asjad päriselt kohapeal ikkagi on läbi siis teenusepakkuja vaate ja silmade. Et väga kena esitlus. Nii, annan sõna nüüd siis Rain Tõnsonile, kindlustuse esindajale, palun. Tere! Nii. Ma küsin, kas slaidid on näha? Kenasti nähtavad. Nii. Tere ka minu poolt. Minu nimi on Rain Tõnson. Olen Ergo kindlustuse kahjuennetuse juht ja olen tegelenud kindlustusvaldkonnas riskide hindamisega viimased 20 aastat. Ja kuulates seda tempokat infopäeva, siis mul on väga hea võimalus see päev rahulikult kokku võtta ja kutsuda teid sellisele mõtterännakule. Et võib-olla siit alustangi lihtsa mõttega. Kõik ettevõtted, kus on olnud suur tulekahju, on eelmisel päeval töötanud täiesti normaalselt. Inimesed tulevad hommikul tööle, teevad oma soorituse ja päeva lõpuks lähevad turvaliselt koju tagasi oma pere juurde. Keegi ei teadnud või keegi ei osanud arvata, et homme see juhtub. Risk ei ole Excelis. Risk ei ole dokumendis. Risk on see hetk, kui midagi läheb valesti. Kindlustuses me näeme seda hetke, kui tootmine jääb seisma. Inimesed evakueeruvad ja juhtkond küsib, kuidas see võimalik oli. Ja siis me hakkame ajast tagasi kerima, mitte seda, mis juhtus, vaid välja selgitama, miks see juhtus. Kindlustuse jaoks risk on tegelikult väga lihtne asi. Tuleb välja selgitada, hinnata, kui tõenäoline on, et midagi juhtub. Ja teiseks, kui suur on kahju, kui peaks juhtuma. Aga siin on üks oluline nüanss. Kui võrrelda kahte täiesti identset hoonet, siis risk võib olla seal täiesti erinev. Vahe ei ole tehnilises lahenduses, vaid vahe on selles, kuidas neid kasutatakse ja kuidas neid juhitakse. Neid tegevusi seal hoones ja nii edasi. Ja siit jõuamegi sinna, kus päriselt probleemid tekivad. Ma ei ole näinud ühtegi suurt kahju, mis oleks tekkinud seetõttu, et keegi ei teadnud. Probleem on peaaegu alati see, et
teati, aga ei jõutud puudust kõrvaldada. Teati, aga lükati edasi. Teati, aga tundus, et asi ei ole nii hull midagi. Näiteks automaatne tulekahju signalisatsioon ei tööta. Teatakse. Tuletõkke sektsioonid on lahti, fikseeritud. Teatakse. Risk ei realiseeru teadmatusest, risk realiseerub otsustustest. Ja siit me jõuamegi järgmiseks sellise tööriistani, mis aitab need otsused nähtavaks teha. Tuleohutusülevaatus. Tuleohutusülevaatus ei ole kontroll. Tema eesmärk ei ole kontroll. Selle käigus kontrollitakse, aga tema eesmärk ei ole kontroll. See ei ole eksam, kus sa pead valmistuma, et sa nüüd sooritad, saad diplomi, saad selle raporti. See ei ole eesmärk. Vaid mina tahaks öelda, et see on peegel. See näitab ära, milline on tegelik olukord. Mitte see, mida me arvame, vaid see, mis päriselt on. Kõige väärtuslikum on see, kui probleemid tulevad välja enne kahjujuhtumit. Ehk teisisõnu, me saame need ära ennetada. Kindlustuse jaoks ei ole kõige olulisem see, kas ülevaatus on tehtud ilma puudusteta. See ei ole kõige olulisem. See on ideaalne, aga ta ei ole kõige olulisem. Ja siit edasi, mida kindlustus vaatab? Kindlustus vaatab, kas riskid on teada. Kas nendega tegeletakse ja kas otsused, mis ellu viiakse, on tehtud teadlikult. Enda kogemuselt, kui me kliendile kommunikeerime avastatud puuduseid, nimetame neid nii, siis me sõnastame seda kui kahjuennetuse ettepanekud kahjude vähendamiseks, maandamiseks. Ja me ootame kliendi käest vastust, et kuidas ta kommenteerib seda puudust, mis on välja toodud, kas ette pakutud aeg on piisav selle puuduse kõrvaldamiseks või on mingi muu viis, kuidas ta seda teeb. Ja siinkohal võib-olla kõige olulisem vastus on ka see, et kui klient ütleb, et ma ei tee seda, ei on ka vastus. Aga sellisel juhul tuleb vastata, et milline on muu viis, kuidas see ohutus on tagatud selles olukorras. Teinekord võib olla mõni puudus lihtsalt nii suurt mahukas, et see vajab investeerimist. Eelpool siin näiteid toodud, väga paljud on korralduslikud. Võtad teed korda. Võtad selle raske aluse sealt evakuatsiooni teelt ära ja sul on lahendatud see olukord. Ja kui rääkida kindlustuslepingust, siis kindlustusleping on kahe poole kokkulepe. On kindlustusvõtja
ja on kindlustusandja. Neil mõlemal on õigused ja kohustused. Kindlustus võtab endale kohustuse hüvitada kahjujuhtumi korral ja lähtudes põhimõttest, et viiakse klient samasse olukorda, mis ta oli enne kahjujuhtumit. Ja see sündmus peab olema ootamatu ettenägematu. Ja kindlustusvõtja kohustus on esitada õigeid andmeid. Ja kui kindlustusperioodi jooksul risk muutub või riski asjaolud suurenevad, siis kindlustusvõtja kohustus on sellest informeerida kindlustusandjat. Ja siis lepitakse eraldi kokku, tehakse uus kokkulepe. Ma toon näite. Automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem, millest oli eelnevalt juttu. Teati, et ei tööta. Siis kui on deklareeritud kindlustuslepingus, et on töökorras ja sisse lülitatud automaatne tulekahjusignalisatsiooni süsteem. Ja kui nüüd kahjujuhtumi korral selgub, et ta ei töötanud, oli välja lülitatud, isoleeritud või üldse puudus, siis kahjukäsitluse protsessis võib see tekitada küsimusi, mille vastused võivad pikendada seda menetluse protsessi või mõjutada hüvitise suurust. Teiseks toon näited tuletõkkesektsioonid. Kui hoonesse on määratud tuletõkkesektsioonid, nad on lahti, blokeeritud, läbiviigud ja tulekahju sealt levib järgmisse tuletõkkesektsiooni, siis välja makstakse see osa, mis on selge ja vaieldakse selle osa üle, mis on ebaselge. Ehk siis kaalutakse, kui tuletõkke uks oleks lahti olnud või kinni olnud, tähendab, et kui suur oleks kahju sellisel juhul olnud. Ja nii edasi. Ehk siis kokkuvõtteks, mis ma öelda tahan, on see, et kindlustusleping põhineb usaldusel, koostööl ja ausal informatsioonil. Mida saaksite kohe teha? Mis on need 3 tegevust? Mida täna kohe saate teha? Vaadake oma riskid üle. Hoidke riskiinformatsioon ajakohane. Informeerige kindlustusandjat riskiasjaolude suurenemisest ja muidugi kõrvaldage puudused. Või tehke vähemalt plaan. Miks teha ka ülevaatust, tuleohutusülevaatust näiteks ka siis, kui ei pea tegema? Siin olid need parameetrid, millal peab tegema tuleohutusülevaatuse, aga on ju väga palju tegevusi veel, kes pole teadet saanud, et neil ei pea olema. Selle peale ma ütleks, et parimad ettevõtted ei tee asju sellepärast, et peab. Nad teevad sellepärast, et nad tahavad homset päeva kontrollida. Tuleohutusülevaatus ei ole kulu, vaid see on otsus vähendada ebakindlust. Tuleohutusülevaatus ei ole küsimus selles, kas nõuded on täidetud. See on küsimus sellest, kas teie ettevõte töötab ka homme ja kas meie inimesed jõuavad täna turvaliselt koju. Aitäh teile! Nii, ma tänan Raini selle vaate eest kindlustuse vaatest. Nüüd nii-öelda ametlike ettekannetega on meil ring peal. Siin on vahepeal esitatud kirjalikud küsimusi, osadele oleme juba vastanud, osade puhul on vastused veel võlgu.
Hakkamegi pihta nendest küsimustest, mis on siin kirjadel tehtud ja siis anname ka sõna mikrofoni teel, kui on soovi. Et esimese küsimuse võtan ise ette, et siin on küsitud seda, et kui tootmisettevõttes on mitu osakonda ja ongi eraldiseisvad hooned, et kas siis õppus on vaja kord aastas teha igas hoones. Ideaalmaailmas jah. Praktikas on loomulikult see olukord, et koolitus üldjuhul tehakse asutuse põhiselt ja see tulekahju õppus koosneb ju 2 osast, teoreetilisest osast ehk siis sellest koolitusest ja siis praktilisest osast ehk sellest tulekahju simulatsioonist. Siis teoreetiline osa võib ju olla kõikidele asutuse töötajatele kõikidest hoonetest üks ja sama. Kuid kindlasti hea koolitaja tutvub nende hoonetega eelnevalt ja toob neid näiteid siis nõuete järgimisest või probleemidest igast hoonest eraldi välja. Mitte ei ole siis nii-öelda copy-paste koolitus, ehk siis ühe puuga tehtud koolitus kõikidele erinevatele asutustele. Ehk siis tegelikult need näited peaksid olema erinevates hoonetes toodud. Praktiline osa on kindlasti oluline ju see, et see töötaja teab, kuidas ta sellest hoonest väljub, kus tema konkreetselt töötab ja kuidas ta ka kasutab näiteks ATS-i keskseadet või kus tal on need lähimad tulekustutid ja kuidas neid kasutada. Siin võib kindlasti see osa olla, et seda praktilist osa tehakse siis hoonete kaupa või kuidagi püütakse siis selle koolituse ja praktilise osa raames neid erinevaid hooneid sisse tuua. Et vähem sellest kasu, kui töötaja teab ühte hoonet, aga tegelikult hiljem töötab ju teises hoones. Nii et siin kindlasti need kogenud koolitajad on juba oma käekirja siin loonud ja laias laastus jah, oluline see, et inimene teab, kuidas ta sellest konkreetsest hoonest välja saab ja kuidas ta oskab siis ka neid esmaseid tulekustutusvahendeid seal kasutada. Päästeamet oma töös kindlasti ei kontrolli seda, et kas nüüd siis kõikides hoonetes, et kas see on fikseeritud kuidagi siis selles ülevaatuse, õppuse kokkuvõttes, et üldiselt on see aadressi ja asutuse põhine, aga omanikul endal on oluline tegelikult see, et kõik töötajad teavad, kuidas konkreetses hoones ikkagi toimetada. Loodan, et vastasin sellele küsimusele. Nüüd siit mõned teised küsimused veel. Siin oli küsimus, kohe püüan üles leida, et siin selles vestlusaknas ongi keeruline järge pidada. Siimule ma annaksin sõna tegelikult, et siin on üks küsimus selle kohta praktikast, et kas on häid toimivaid näiteid selle kohta, kuidas siis hoones olnud inimeste loendust ja evakueerumise kontrolli läbi viia. Et Siim, kes on ka neid koolitusi väga palju teinud, oskad sa tuua näiteid, kuidas siis on kõige mugavam neid inimesi üle loendada, kuhu neid kokku koguda ja nii edasi. Palun. Ja, aitäh küsimuse eest. Tegelikult on niimoodi, et natukene peaks teadma rohkem infot, et sellele küsimusele täpselt vastata, aga kui on olukord, kus ei ole võimalik korraldada siis loendust, ma ei tea, avalik asutus, eks ole, võtame kaubanduskeskus, me ei tea, mitu inimest seal olema peab, siis tegelikult kasutatakse ruumide kontrollimise meetodit, kus siis me välistame, et mingile alale kedagi ei saanud jääda. Ehk siis jagatakse mingid piirkonnad ära, on inimene, kes seda kontrollima peab ja nii saabki teada, et kõik on hoonest väljunud. Jah, pluss siis vist see klassikaline lähenemine, et kogunemiskohas loetakse üle kõik inimesed, aga see eeldab seda, et juht teab, palju need on. Ja, nagu ma ütlesin just, et ei saa ju kõigis hoonetes teada, palju meil on. Kui on külalised ja neid arvestust ei peeta, siis sõltub kasutusviisist, mida seal hoones tehakse, et kui natuke täpsustada, või täpsemalt vastata. Jah, et sellised klassikalised kooli evakuatsiooniõppused on üsna lihtsad, et kõik õpetajad teavad, palju neil sellel päeval neid lapsi seal on. Ja siis koolidirektor või seal majandusala juhataja küsib õpetajate käest selle info kokku. Aga neid hooneid on väga erinevaid ja need avalikes hoonetes polegi võimalik teada, palju on neid inimesi. Et siis tuleb ka reaalselt ikkagi sisse minna vaatama.
Nii, kirjalike küsimuste osas oleme vastused andnud. Nüüd tegelikult on võimalus suuliselt küsimusi esitada, kas need siis täitsa uusi küsimusi või kui juhul need vastused on olnud, te pole nendele oma esitatud kirjalikele küsimustele vastuseid saanud, siis veel midagi siin üle täpsustada, et palun käsi tõsta ja nii-öelda vaba mikrofon sõna võtta. Et olge julged, siin on see nii-öelda arutelu koht, et palju asjapulkasid on koos, et on võimalus siin erinevaid küsimusi esitada tuleohutuse mõistes. Paistab, et küsimusi ei olegi, mis on mõnevõrra üllatav tegelikult. Kui nüüd keegi siin viimasel hetkel veel ärkab, saab oma küsimuse esitada. Mina tegelikult võtan selle teema kokku, et nagu siin eri ettekannetest aru saite, kuulsite, kindlasti olete ka ise sellest ju aru saanud, et tuleohutus on väga oluline. Kahjuks ta tuleb alles jutuks või teemaks siis, kui on juba õnnetus juhtunud. Odavam on kindlasti õnnetust ennetada, kui selle tagajärgedega hiljem siis tegutseda. Tuleohutuse poole pealt on palju abinõusid ja kohti, kus siis abi saada, alates nii Päästeameti inspektoritest, kodulehest kui ka siis erasektori teenuspakkujateni välja. Ja siinjuures ma nii-öelda kutsungi teid üles teenusepakkujaid erasektorist enda juurde kutsuma, et neid ülevaatused ära teha. Kellel on need erasektori ülevaatused juba tehtud, väga tubli, kiidusõnad. Kellel on veel tegemata või uue ülevaatuse aeg on kätte jõudnud, siis leiate nad siis ülevaatuste portaalist. Kui on mingisuguseid muid probleeme, siis pöörduda Päästeameti inspektori poole ja ka nii-öelda kui mingites piirkondades on võib-olla siis pole rahul, kas siis teenusepakkuja tööga või siis Päästeameti inspektori tööga, siis alati võib ka Päästeameti üldemaili aadressi peale pöörduda. Et siin ka mõni küsimus oli sellise suunitlusega, et vaated on erinevad. Tuleohutus ongi tegelikult mitmetahuline ja tuleb individuaalselt hoonetele läheneda. Ei saa öelda, et on kõik must ja valge. Nii et siis tegelikult neid nüansse tuleb alati koha peal üle kontrollida ja olukorrad ja nõuded on ka tegelikult ajas muutuvad. Nii et tulebki mõista seda, et ühel aastal on nii, teisel aastal naa. Nagu siin oli ka vastatud, siis see salvestus on järele vaadatav. Info ja lingid on siin chatis olemas ja kindlasti jagage seda infot siis ka oma kolleegidele, koostööpartneritele. Mina tänan kuulamast ja tuleohutut ja päikselist päeva. Head aega!